Maali osakonnas on 2 suunda. On restaureerimise suund ja on selline vabamaali suund. Ja vabamaali suunaga veel omakorda seostub siis niisugune disainilik pool ehk seinamaalingute pool. Ja see on sisseastumisel vaja juba endale selgeks teha, et kui sa tuled, et kumba suunda sa sisse astud. Osakonna lõpetamine võimaldab sul mitmeid asju valida, teha, mõelda, mis sinust saab, kuhu sa lähed. Aga on väga konkreetsed asjad sellised, et ikkagi restaureerimise suuna lõpetaja, kes saab pärast kooli lõpetamist siit ka 6. esmase taseme kutsetunnistuse. Siis on päris mitmed lõpetajad nii mõlema suuna pealt sattunud lõpuks hoopiski õpetama. Kunstisuuna pealt rohkem. Õpetatakse siis kunstikoolides, lastekunstikoolides, kus juures teatud pedagoogika kokkupuude on neil siin juba kooli ajal, nii et nad saavad natukene aimu ka sellest, mida kujutab ennast pedagoogiline pool. Need, kes on nüüd restaureerimise siin ära lõpetanud ja hiljem teinud endale magistrikraadi juurde, et nad on mitmes Eesti koolis, mitme restaureerimisprojekti juures on nad siis juhendajad, vastutajad. On muidugi ka need lõpetajad, kes on teinud oma firma. Näiteks siin on olemas üks firma nimega Stencilit, et tegelikult on ka paljud lõpetajad sisekujunduse poole üldse pöördunud ja sisekujunduse võimaluse minu meelest annab selles koolis tegelikult nii restaureerimise pool kui ka maali pool. Ja minu jaoks on oluline teada, et kui üliõpilane läheb siit ära, et ta ei jää nagu seisma 4 tee ristil, et ta ikkagi peaks teadma, mida ta oskab. Restaureerimise suuna praktika toimub ajaloolistes arhitektuuriväärtusega hoonetes, linnamajades, vanades mõisades, ka kirikutes, mis võiks kutsuda esile niisuguse mõnusa päästmise tunde ja et inimesed tahavad korda teha midagi, mis on ära lagunenud. Aga muidugi ka teooria osa minu meelest on neil väga hää. Meil on siin labor, kus nad saavad neid asju uurida mikroskoobi all. Õpilased saavad siin endale mingisuguse oskuse ennast esitleda, eks ole, kuhugi kandideerida, koostada oma portfoolio. Kooli jooksul siis läbitakse ka hulk arvutiprogramme, mis on siis seotud, konkreetsemalt erialaga, aga mis aitavad ka ennast siis tutvustada, seda portfooliot kokku panna ja nii edasi. Ja samuti erialaline sõnavara, mida õpitakse nii eesti kui inglise keeles. Selle aasta lõpetaja on endise Vilde kolhoosi keskuses ja restaureerib seal Andrus Kasemaa maali nimega Mahtrasõda. Iseenesest väga huvitav töö, ta on kihvt kunstiliselt ja ta on ka väikeste viguritega, et seal need Mahtrasõja inimesed näiteks on kohaliku küla või piirkonna inimesed, eks ole, kelle siis Andrus pani sinna. Ja seda siis näiteks nüüd meie lõpetaja saab kirja panna. Sisseastumine siia see ei baseeru sellele, et sa oled varem ilmtingimata õppinud. Aga see, mida ma ootaks, on ikkagi see, et üliõpilane tuleb siia nagu suure uudisimuga, säravate silmadega ja et tal on nagu ikkagi aimu sellest, miks ta siia tuleb. Et ta tahab siis kas restaureerida või saada kunstnikuks näiteks.